Tervist! Minu kampsuni peale on kirjutatud Peace. Ja selle kampsuniga ma käisin 2 päeva tagasi Toompeal. Toompea on teatavasti rahvuseepose kohaselt meie Kalevi haud, mille kandis kokku Linda ja seda hauda kokku kandes pillas ta ühe kivi varba peale ja nuttis meile Ülemiste järve. Kuu aega tagasi või natuke rohkem kirjutasin droonijuhtumi puhul koos kolleegidega avaliku pöördumise, millest kursusekaaslaste innustusel sai ka rahvaalgatus sulgeda Eesti õhuruum militaartegevuseks. YouTube'is minu kanalil on see avalik pöördumine aegade lõpuni leitav, teate küll, mis internetis see igavene. Ja siis, kuigi Riigikogul niisuguste algatuste menetlemiseks on aega 3 kuud, Riigikogu kohtles meie algatust kaunilt ja üleeile juba siis käisingi Riigikogu riigikaitsekomisjoni istungil. Teisipäevad on meil Toompeal komisjonide päevad, nii et kogunesid ka sotsiaalkomisjon, õiguskomisjon, kõik komisjonid kogunesid ja ma nägin silmast silma kauaseid kolleege, teekaaslasi, kes on praegu poliitikas, sama heitunud, kahvatud ja väsinud kui ülejäänud rahvas, nii et miski meid riigiaparaadiga siiski veel ühendab. Panime eile kirja, mida räägiti riigikaitsekomisjonis ja siis pilte võite vaadata sotsiaalmeedias. Mina pildistasin, Anti Poolamets pildistas, oli tore. Me ei käinud seal ei kaklemas ega nõudmas, vaid lahendust otsimas ja samal ajal siis lendas järgmine droon. Eile istus suur hulk Vilniust varjendis. Täna hommikul oli Terevisioonis kindral Laneman, kes oli ka meie koosviibimisel üleeile. Eesti on nii väike, me oleme kõik kuidagi omavahel seotud ja ka suurt vahet ei ole, kas see alla tulistatud droon kukkus Võrtsjärve või Põltsamaa tädi Maali põllule. Vahet ei ole, kas see oli 50 või 500 meetrit tema magamistoast, eks ole. Hästi läks. Tekstist loomulikult tegin eesti keele õppimise materjali elust enesest, kas meil on rahu või sõja ja käsuliinid ja kus on siin pildil rahvas, sai pealkirjaks. Me paneme koos kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Sina kirjutad, kui palju, millistest allikatest informatsiooni otsid. Ma tean väga hästi, et suur osa meist väldib uudiseid. Seoses õpetaja kutsega ma olen kohustatud, suisa sunnitud jälgima, mis toimus, sest õpilased tahavad teada. Aga uudiseid vaadata ei taha. Hästi teevad. Kui turvaliselt ennast tunned? Ja sinna otsa täiesti loogiline küsimus. Kas ja millal oled valmis Eestist lahkuma? Võib arvata, et vaatamata valmisolekule oma pee päästa, jääme ilmselt sellega hiljaks. Ma ei saa ära minna, sest mu 2 mära ootavad beebisid. Mu tütar on lõpetamas gümnaasiumi. Ma ei taha ära minna, ma tahan kodus olla, sest kodus on kodu. Pealkirjas juba
on teksti kirjapanija nokitsenud sinu kiusamiseks ehk siis õpetamiseks, ära nokitsenud mõned tähtsad asjad. Kas meil on rahu, sidekriips või sõjaaja kokku? See siis tähendab, et on siin tegemist kahe sõnaga, rahuaja või sõjaaja. Käsuliinid, üks sõna. Käsuliinid ongi meil põhiliselt militaarias, kes kellele allub, kelle käsku kuulab. Ja kus on siin pildil rahvas? Sina. Nii, sissejuhatus. Eesti Vabariigi Parlament on sellepärast väikese tähega, et ametlikult on meil Riigikogu. Parlament on tema liiginimetus ja jääb väikese tähega sellepärast. Riigikaitsekomisjon, kõik 3 sõna kokku, väiksed kaarekesed sõna all. Riigikaitsekomisjoni istungile olid murutarid, mina ja mu vanim poeg, kutsutud just samaks ajaks, see on ajaline kui, selle ette koma käib, samaks ajaks kui keset Eestit seigelnud järjekordne üks sõna, droon. Nõrk D, tugevat D-ga droon on kuninga aujärg, istekoht. Järjekordne droon alla tulistati. Külakooli õpetaja, kõik 3 sõna koos, ehk siis külakool ja külakooli õpetaja, see on tiitel. Koges, koolon, siin tuleb pikem seletamine, mida tädi Maali koges koos onu Heinoga. Ja me kogesime, koolon, kes varem mäele jõuab, see rohkem näeb. Erinevatesse komisjonidesse kogunesid ka haridusminister, üks sõna, Kallas, kolleeg Ernits, kauane loodusajakirjanik ja paljud teised lühendid eesti keeles ilma punktita ja paljud teised mõttekriips ilmusid vaiksete koma, sest see on loetelu, kahvatute ja kuidagi heitunutena Toompeale. Kenad pintsakud ja kurvad silmad olid märkimisväärses kokku, vastuolus kokku meie kooli mentaliteediga. Mõttekriips, mu lemmikkirja vahemärk, mis ei lähe kunagi valesti. Ajame ühist asja, ennäe koma. Hoiame ühte ega ründa 11 kokku, ükskõik kas ta on number või siis tähenduses 11. Drug druga, each other. Ja ning ega või nende ette koma ei käi, seesugune räpikene. Ja läheb teema arenduseks kätte ära. Ehkki ümber Toompea kui Kalevi haua, see on ilma komata kui, sest ta on võrdlev kui, mille ette koma ei käi. Seal ümber on drooni keelumärgid. Kirjutame kõik 3 sõna kokku. Keelumärk on igal juhul koos. Drooni keelumärk, see on täitsa termin ja sa näed neid päris palju praegu erinevates Eesti piirkondades, mitte et keegi neid järgiks, eks. Droonikeelumärgid, lendas üsna meie kohtumise ajal järjekordne üks sõna, Ukraina droon, meie vabariigi üks sõna, õhuruumis üks sõna ning liitlasväed kokku võtsid ta maha Põltsamaa ja Võrtsjärve vahele põllule, mitte järve, nagu kandilise ümarlaua üks sõna ajal arvati.
Kandiline ümarlaud, see väljend on meil kujund. Selles kerge hinnangulise järelmaiguga kujundis on öeldud, et me ei olnud päris konsensusel, kui ümar on kandiline. Ei saagi olla, aga peaksime, sest meie maksame nende palga alla. Avalik pöördumine, millest kursusekaaslaste kokku soovitusel sündis rahvaalgatus, üks sõna, vaadeldav rahvaalgatus.ee, sai kirjutatud ja salvestatud päeval, mil õhuhäire, üks sõna, oli kogu riigis ning eksinud droone hulkus ka Soomes, ja on meil üllatus rea lõpus tingimata hiljem Lätiski ja eile ka Leedus. Pöördumine osutus nii viraalseks, et võiksin selle pinnalt nüüd poliitikasse minna. Äsjane õhu nuusutamine, üks sõna, nuusutamise liik, veenis pigem püsi oma rajal, ära roni Toompeale. Meie kooli kursante heidutab ja pelutab enim normiks kujunenud, kirjutame kokku, normiks kujunenud üks sõna, plärtsumine suurriikide kallal. Tšuhkna siin ütleb, kuidas Hiinas on. Temu teab, kuidas on hea. Niisiis plärtsumine suurriikide kallal, mis on sõjanduskaugete üks sõna, pereemade kokku ja kodutütarde kokku, hinnangul suisa sihilik sõja kutsumine meie koju. On ju ka Kreml väitnud, Kreml on kirjutatud sihilikult sedasi, mitte Venemaa, sest tegelikult üks hea, ustav, normaalne vene inimene ei ole selles süüdi, mis toimus. Ja Kreml on väitnud, et lubades oma taevast sõjaliseks transiidiks, olemegi samuti sõjas. Pärismaalased üks sõna, nagu me siin ju oleme, tajuvad neis sekkumistes ärihuvisid, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, mõttekriips. Sõda ja farma konkureerivad teatavasti kõikvõimsuse, üks sõna, ja tulususe alal. Kumb saab rikkamaks, kas sõjandus või suur farmaatsia? Bill Gates võidab igal juhul. Ehkki naised on enamasti emotsionaalsemad, osutus refereeritaval koosviibimisel kokku. Tuliseimaks härra Poolamets. Meil on tiitlid väikese tähega ja ilma punktita. Härra Poolamets, kes ütles komisjoni juhile ja tuleb otsene kõne kõigi liiklusmärkidega, mis on juhile, jutumärgid eesti keeles algavad alt, ära pissi meid üle. Salvestus on Toompeal alles. Ma tahtsin naerda, ei ole kombeks. Ei ole vaja kõiki teisi vaid käsutada. Fakt on, et selgitused rahvale hilinevad. Nüüd on eranditult iga päev keegi riigikaitsekomisjonist meil vaadeldav. Eile oli Raimond, täna kindral Laneman, nii et nad on meil silma all vähemasti. Tõde on see,
et erinevalt naaberriikidest üks sõna ei ole Eestit peetud vabandamise vääriliseks. Eestlane annetab Slava Ukraini ja kannatab ära kõik, mis ümber selle teema toimub. Yes. Tõmbame lipud vardasse ja paneme edasi. Jipika-jee. Luuletus tuli. Ei ole peetud vabandamise vääriliseks, kui mis tahes üks sõna asjaoludel kokku. Meie õhuruumis üks sõna, intsidendid juhtuvad. Selle kohta ütles täna Laneman, et seni on veel hästi läinud, et neid Ukraina droone on kõigest eksitatud Vene poolt. Need põhimõtteliselt on võimalik ka üle võtta ja käivitada. Aitäh, ei soovi. Niisiis, olete naabri juures juhtunuga kursis, küsis Poolamets ja jutumärgid lähevad kinni nüüd. Uus lõik, pärast otsekõnet niikuinii ei saaks minna sama lõik edasi ja liiatigi üle 2-3 lause ühes lõigus ei ole hea. Kui Soome territooriumile droonid eksitati, ei lubatud lapsi kooli ega lasteaeda üks sõna viia, loomulikult ilma jotita. Ning nende viijad ehk siis tehaste taga ootasid pereisad üks sõna. Võimalus tööle minna mitu tundi. Mispeale üks sõna, mispeale hakkasid soomlased kangutama oma presidenti, kes on ometi vägevam kui unistus, mõttekriips. Andke ta meile, kui ise ei taha, me just otsime mõnda. Fakti kohta, et Lätti sattunud droonide järel kukkus koos nendega ka valitsus Lätis. Kukkus ka valitsus, ütles härra Stoicescu, et sellel olid ka muud põhjused. Kindlasti meil ka oleks, kui 3 punkti. Olid ka muud põhjused ning Vene tahakski oma sihilike häkkimiste ja provokatsioonidega seda saavutada, et valitsused kukuvad iga õhuruumi riive. Et ei oleks iga õhuruumi, vaid oleks riive kohta see iga. Siis me kirjutame kõik need 3 sõna kokku õhuruumi riive peale. Tema tekste muide kasutame koolis üsna sageli olukorra üks sõna kirjeldamiseks, kui turvatunne kokku kaob, sedavõrd üks sõna poolitusmärk rea lõpus. Kui turvatunne kaob sedavõrd, et teadlikult uudiste jälgimisest hoiduvad õpilased hakkavad küsimusi esitama. Aitäh. 1H õppematerjalide kokku eest. Härra Stoicescu. Vanameister, üks sõna. Enn Eesmaa, hea kolleeg, teleajakirjanik palju aegu. Enn Eesmaa tõdes, et meil on lubamatult aeglane ja lonkav kommunikatsioon nii riigis sees kui ka riikide vahel. Nii kui ka see, kui on ilma komata. Samas on informeeritus turvatunde üks sõna olulisim osis. Sulgudes olev Maslow on selle püramiidi autor, mis näitab inimeste elementaarsete vajaduste tähtsusjärjekorda ja üksteise peal püsti püsimist. Järgmine lehekülg algab meil tsitaadiga.
ehk siis otsekõnega Richard Murutar. Koolon, jutumärgid algavad alt. Turvatunde tagab kuninga kompetentsus ka siis, kui sitt on ventilaatoris või drooni tiivikus. Meie traditsiooniliselt jube naaber kompab pidevalt piire. Tekib küsimus, kas pingsalt droone jälgides ja neid eristades, kas see on ründedroon, luuredroon, naabrilaste mänguasi turistikas, mis see on, mis praegu põriseb mu rohiva taguotsa kohal. No niisiis, kas pingsalt droone jälgides ja neid eristades ning varjuma valmistudes on meil käsil rahu sidekriips või sõjaaeg kokku. Millal tuleks naised-lapsed, tipid-täpid, seal vahel on sidekriips, millal tuleks naised-lapsed isamaalt ära viia, jutumärgid kinni. Ilmselgelt üks sõna on siis hilja, kui Suwałki koridor on kinni ja Soome lahel mängitakse laevade pommitamist. See on kujund ses mõttes, et toreda mängu asemel on siis käsil igasuguste aluste põhja laskmine. Kui tore, nii huvitav nagu filmis on ja. Loomulikult on praegune juhtum kingitus õppustele Kevadtorm, mõttekriips, kuidas tormate. Aga mis siis saab, kui käes on prognoositud naftakriis, üks sõna, ning põllusidekriips ja sõjamasinad, üks sõna, on kooris vait. Naftakriisi tõttu võib aimata, kui tore saab olema viljakoristus, kartuli võtmine ja kõik need teised põhjamaised hooajatööd hobustega. Jah, Leo Kunnas, raamatu Sõdurjumala teener, autor. Niisiis Leo Kunnas, mõttekriips, tema järgmise raamatu toimetamine oleks mulle suur au, mõttekriips, nentis, et taeva sulgemine militaarseks tegevuseks tähendaks, et ka liitlasväed, üks sõna, ei saaks meid kaitsta. Konkreetselt see hävitaja, mis keset Eestit jalutanud drooni alla laskis, oli Rumeenia. Ei olnud jahtlaev, lennuk. No nii, ei saaks meid kaitsta. Tehniliselt purustab üks droon 2-3, sidekriips on seal vahel, 2-3 korterit. Ballistiline rakett, Leo Kunnase sõnastuses, hävitab 2-3, seal vahel jälle sidekriips, kortermaja, selge, et üks sõna, ma ei hakanud seda isegi lahti võtma, kortermaja püstakut, selge, et iga ohver oleks liig ning pidevalt kartes elada ei saa. Koostöös üks sõna, riigikaitse, üks sõna, akadeemiaga hakkab meie kolledž drooni spetse, üks sõna, spetside, spetsialistide liik, drooni spetse õpetama, Kuusiku kandis, enne naabrimees, Kuusiku kandis suvilat omav Stoicescu tunnistas, et lennumasinate üks sõna ja muruniidukite üks sõna häältel on kohati üsna keeruline vahet teha. Mõttekriips. Õpime eristama, et mitte iga turistika peale keldrisse tormata.
Uus lõik riigikaitse kokku jagab seoses avastusega. Siin on väike iroonia. Seoses avastusega, et sõda on kolinud kaevikutest taevasse, eelarve üks sõna, jalaväe kokku arvelt. Õhukaitsele üks sõna, suures osas ümber, mis on nii ja naa uudis peatselt ajateenistusse üks sõna minevatele noortele, kelle seas on üllatavalt palju tüdrukuid. Nii ja naa selles mõttes, et suur osa ajateenistusse ehk väkke minejatest just sinna jalaväkke lähebki. Sealt läheb nüüd raha ära sinna, saite aru küll. See on üks asi küll, aga on tore asi, millest ma siis tänu sellele koosviibimisele, algatusele ja tekstile teada sain. Meie kolledžist väga paljud tüdrukud lähevad kaitseväkke. Venteremus. No nii, meie istungiga samal ajal toimus Lossiplatsil üks sõna pikett, puurikanade üks sõna kaitseks. Koolon ja kirjeldame, mis seal siis paistis. Ilusti pargipuude all ja tujulised, rõõmsad pereemad. Pereemad üks sõna, lapsevankrid üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, plakatid, mille korraldajatel oli koos tore, aga rahvajuhid üks sõna ei vaevunud isegi aknast välja vaatama. Samamoodi üks sõna saab ka väidetavalt 3. järgarv. Juunil toimuv meeleavaldus üks sõna olema osalejatele tore kogunemine, mitte riigipöörde katse. 3 sõna koos, riigipööre on niikuinii üks sõna ja katse siis riigipöörde katse. Kindel väljend, mis ei toimu ja keegi proovi ja ei looda ka. Brüsselis ja Berliinis on muide iga päev mitukümmend üks sõna, meeleavaldust üks sõna, mis ei pane mitte kedagi pöörama. Tegijatel on tore, üksteisele teevad. Nii nunnu klubi vorm, seesugune. Mida me teada saime? Retooriline küsimus. Meie palgalistele kokku. Missugused omadussõna meiepalgalised ja nendele meiepalgalistele rahvajuhtidele üks sõna silma vaadates. Adusime, Nad teavad, et me teame, et nad teavad, et nendest ei olene mitte miski. Sellised käsuliinid teate küll. Ning õpivad Villido rootslase, seal vahel on sidekriips, koolitundides NLP-d. NLP on neurolingvistiline programmeerimine. Villido ja rootslane kui kõrgelt hinnatud koolitajad oma koolitundides õpetavad neurolingvistiliselt programmeerides tipp-poliitikuid, rahvajuhte ellu jääma. Selle õpetuse põhisisu on iseenese kaugendamine poliitiku rollist, nii et see, keda sõimatakse, ei ole mina. See, keda ähvardatakse, on keegi tema. Niisugune tehnika on hästi vana, kindlasti juba antiikajast ja seda harrastas muuseas, mis Marlene Dietrich, filminäitleja, kellel oli kombeks
koos režissööriga üle vaadates filmitud materjali öelda ka iseenese kohta tema. Võtvam NLP. Ja see ongi see tehnika, mis jätab päriselt ellu ka meeletute rünnete all olijad. Sinu, Kaja, Mr. Michali, niisiis NLP, mis tundidesse, siin tuleb üks näpukas ära korrigeerida, mis tundidesse puutub kooma, siis neid just mina annangi. Ega piketeeri, ei kandideeri parlamenti kooma vastandav vaid selle, et kooma käib, vaid püsin oma rajal kooma, kus me võrreldes linnadega nii hullusti hirmunult kinni ei kiilu. Lubage lahkesti luua kooma, kirjutada ja tõlkida eestlastele väikese tähega Eestit suure tähega kooma, kus rahvas on nõrgim lüli ning käsuliinides üks sõna ei osale. Koolon. Oleme nii sõltumatud kooma, et meist ei sõltu mitte miski. Eile tuli ka kombekohane, väärikas, soliidne, informatiivne Riigikogu vastus. Sinul on päris raske ülesanne. Refereeri, mida Riigikogu kirjutab, ehk siis otsi üles paragrahvide, numbrite ja ämbrite vahelt Riigikogu. Oh sa issand. Jah, vastuskirja mõttepointid. Sellele alla on kirjutanud lugupidamisega Grigore Kalev Stoicescu, esimees. Kirja lugemine, ma sulle garanteerin, on keeruline, küll aga on päris lihtne sul jutustada oma tunnetest. Ehk siis ülesanne number 2, kirjuta, kas jääd Eestisse, millistest allikatest lähtudes oma otsused teed. Kaunist suve sulle igal juhul.